isa taevas, ma veel palun praegu, et kui tuleme su sõna juurde, siis Jumal, ma palun isiklikult, et aita sina edasi anda kõike seda, mida tänasel õhtul on vaja rääkida, öelda, aga Jumal, me täname sind, et me tohime samuti paluda ka, et aita meil kuulda ja mõista ja tähele panna seda, mida sa meile tahad ütelda igale ühele. Jumal, me täname sind, et me võime praegu paluda seda, et lisaks sellele, nendele sõnadele, mis iganes täna siin välja saavad räägitud, et sinu vaim oleks tegelikult töötamas ja rääkimas meie igaühe jaoks seda, mida meie vajame. Isa, kiituse, tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel. Ma jätkan täna põhimõtteliselt seda suure nädala lugu. Ütleme, pühapäeval ma jagasin teatud maani, nähtavasti oli see seal, ütleme, kui siin Võrus jagasin, just oli see, et jõudsime templi looga lõpule, kui Jeesus templit puhastas. Ja järgmine lugu on tegelikult, mida meile Mattiuse evangeelium kirjutab ja räägib, on tegelikult, kui Jeesus läheb viigipuu juurest otsima vilja. Ja põhimõtteliselt on nõnda, et see on Mattiuse 21. peatükk ja 18. salm, kus see lugu siin Mattiuse evangeeliumis on. Jumal võrdleb oma sõnas sageli meid puuga. Ütleme, psalm 1 räägib, et õnnis on see inimene, kes on sinna veeojade äärde istutatud ja siis ta kannab vilja õigel ajal ja omal ajal ja siis on nii, et kui Rist Johannes kuulutab ja räägib, siis ta ütleb seal, et kirves on juba pandud puu juurte külge ja iga puu, mis head vilja ei kanna, see raiutakse maha. See on Mattiuse 3. peatüki seal kas 10. salm, kus ta seda ütleb. Ja siin on niimoodi, et iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Ja me teame, et Vana-testamendi mees seal, ütleme, Nebukadnetsar kuningas, tema koha pealt on niimoodi, et ta saab selle unenäo kõigepealt, et see puu raiutakse maha, aga juur jäetakse järgi. Ja samamoodi oli see kuningas, oli nagu selle puupildiga. Ja põhimõtteliselt on Iisraeli rahvas samamoodi ka selles samasuguses pildis ja see on Rooma kirja siis 11. peatükist või kust ma loeksin, jah, Rooma 11. peatükist võtan salmid 17 ja 18, kus on öeldud Iisraeli rahva koha pealt. Kui nüüd mõned okstest on ära murtud, sina aga, kui metsõlipuu oled nende asemele poogitud ja saad osa õige õlipuu mahlakast juurest, siis ära oople okste ees. Ja kui sa oopled, siis pea meeles, et sina ei kanna juurt, vaid juur kannab sind. No nii, näete nüüd, et siin on igasugused puud, siin on viinapuud ja õlipuud ja viigipuud ja ütleme, et kõik need erinevad puud on siin sellistes võrdlustes tegelikult, mis puudutavad siis ka Jumala rahvast ja mis puudutavad üksikuid inimesi ja sellepärast, kallid, on väga, väga oluline ja tähtis on näha ka, et meie ise oleme tegelikult ka samamoodi need puud. Kui Rist Johannes kuulutab ja ütleb, et kui head vilja ei kanna, siis raiutakse maha. Millist vilja tegelikult Jumal ootab meie käest? Ta ootab seda vilja nagu seda, mis on nagu selles meie DNA-s. Jumal ei oota sedasi, et me oleksime sordiaretajad, sellepärast, et meie inimestena vahest tahaksime nagu, ütleme, nagu midagi nagu ette võtta. Sest me näeme, et alguses, kuidas Jumal loob, kõik luuakse liikide järele. Ja mitte mingisugust juttu ei ole, et te peate seal neid mitsuurineid leidma, kes teil hakkavad neid sorte aretama ja tegema. Absoluutselt nagu selles ei ole nagu see lugu. Me näeme seda, et ütleme, et praegusel ajal võib-olla see sordi aretamine ongi läinud, võiks ütelda omamoodi täitsa nagu hukka, sest et seal tahetakse valitseda selle kaudu, et need vilja ka ei kannaks ja seemneid ka sees ei oleks ja nagu sellises mõttes oleksid need viljad. Aga kallid, ütleme, et täna me ei mõtle nagu nendele asjadele nii palju, vaid mõtleme oma elule ja ka sellele vaimulikule elule, mis on. Ja kui ei ole head vilja, siis vaata, Jumala meetod on selline, et ta ei hakka seal midagi muud tegema, et maha raiutakse. Ja seal ei ole mitte mingisuguseid muud lahendusi, lihtsalt maha raidumine. Kui ei kanna head vilja, siis kui ta on nässu läinud, siis sellega ta seal ei tegele, et seda paremaks saada, see lihtsalt raiutakse maha. Põhimõtteliselt on see niimoodi, et see on õigete ja õelate saatus, on väga selgelt, ütleme, laul 37, kui seda lugeda, siis on nii, et õiged pärivad maa, aga õelad hävivad. Ja ütleme, et seal ei ole mitte mingisuguseid, ütleme, nagu teisi selliseid variante nagu üldse nagu räägitud ja öeldud. Ja Malachi raamatus samamoodi ma võtan veel ühe sellise ütlemise, mis on nagu analoogne, see 3.19, sest vaata, päev tuleb, põleb nagu ahi ja kõik ülbed ja kõik, kes pattu teevad, on nagu kõrred ja see päev, mis tuleb, põletab nad ära.
ütleb vägede issand, ega jäta neile ei juurt ega oksa. ja sellepärast on see nii, et kui ütleme, et kui Nebukadnetsari koha pealt ja Iisraeli rahva koha pealt räägiti seda, et jäetakse juur, ja meie oleme nüüd sellesama juure külge poogitud. Aga küsimus on siin niimoodi, et osa on ikkagi sellised, et kuni juureni. Kui nüüd seda viigipuu lugu lugeda, ütleme, et see viigipuu kuivas nagu väga äkki ära ja siis on nii, et Markuse evangeeliumist on lugeda sedasi, et on öeldud sedasi, et ta kuivas juureni ära. No ei olegi öeldud sedasi ka, et juured ära kuivaksid, sest põhimõtteliselt oli see viigipuu, kui Jeesus seda nagu rääkis, ta rääkis tegelikult Iisraeli rahvast. Ja sellepärast see juur on tegelikult järgi jäänud ja see juur on tegelikult oluline ja tähtis on see tegelikult ka meie jaoks, sest sinnasamma oleme tegelikult ka ju meie poogitud. Aga nüüd lähme natukese selle mõttega edasi, kui nüüd rahvaste ja inimeste juures olla. Siis põhimõtteliselt on niimoodi, et nii inimestena kui rahvastena me võime teha täitsa niisuguseid väga valesid otsuseid. Teeme ennast hävitavaid otsuseid. Ja sellepärast on see nii, et aidaku tegelikult Jumal, et meil oleksid sellised juhid, kes juhiksid meid õnnistuste sisse, mitte surma. Ja ma võtan siin praegusel hetkel 2. Moosese 14.4 korraks lahti ja see puudutab Egiptust ja Vaarod. Ja sellepärast on niimoodi, et vaata, seal on muidugi väga selgelt üks asi ka öeldud sedasi, et Jumal tegi Vaaro südame kõvaks. Ja siis juhtus see selline lugu, sest Iisraeli rahvas oli tegelikult juba ju lahkunud sealt Egiptusest ja nüüd on niimoodi, et 14.4 ütleb, on öeldud nõnda, ma teen kõvaks Vaaro südame ja ta ajab neid taga, aga mina ilmutan oma au Vaaro ja kogu tema sõjaväe arvel, et egiptlased tunneksid, et mina olen issand. Ja nad tegid nõnda. Ja kui Egiptuse kuningale anti teada, et rahvas on põgenenud, siis Vaaro ja ta sulaste süda pöördus rahva vastu ja nad ütlesid, miks me tegime nõnda, et laskisime Iisraeli meid orjamast. Ja ta laskis rakendada hobused sõjavankrit ette ja võttis oma rahva enesega kaasa. Ta võttis 600 valitud sõjavankrit ja kõik muud Egiptuse sõjavankrid ja võitlejaid kõigi nende jaoks. Ja issand tegi kõvaks Vaaro Egiptuse kuninga südame ning too ajas taga Iisraeli lapsi. Ja me teame, see lugu ju lõpeb sellega, et see Vaaro sõjavägi ja kogu see sõjatehnika ja see kõik tegelikult uppub seal meres. Ja lihtsalt ongi nagu selline olukord. Ja eks on praegusel hetkel tegelikult täitsa analoogsed olukorrad, et vaata, juhid kirjutavad alla, nagu võiks ütelda, oma rahva surmaotsusele, sest et ikka nagu jätkata sõda ja taga ajada ja sellepärast on just ka, ütleme, et ka tänaselgi päeval on neid otsuseid tehtud. Ma ise mõtlesin niisugune suure nädala otsuste tegemine. Sellel aastal on ju tegelikult selline lugu, et nii vana kalendri järgi kui ka uue kalendri järgi pühad on kõik ühes koos. Et vaata, siin nagu ei saa isegi neid ära lahutada, kõik peavad tegelikult sellel nädalal pühi. Aga ütleme, et see selline suure nädala otsus, kui teha, siis see on ikkagi suur otsus. Sellepärast, et vaata siin, kui nagu sellel nädalal ka ei tule nagu sellist aukartust Jumala ees ja üldse elu ees ja nagu üldse nagu mõista sedasi, et ei tasu sedasi Vaaro moodi lihtsalt surma torvata ja sinna kaasa kiskuda oma sõjaväge ja sinna kaasa kiskuda oma rahvast, siis see tegelikult on väga tegelikult vastutustundetu. Ega see pole midagi muud, sellepärast, et üks, kes on tulnud tapma, röövima ja hävitama, see on lihtsalt tema käekiri ja sinna ta tegelikult inimesi veab. Ütleme, see kõlab tegelikult väga karmilt nagu meile võib-olla selliselt, et siin on niimoodi, et sõna ütleb sedasi, et Jumal teeb tegelikult selle Vaaro südame kõvaks. Kallid, mis sõna ütleb? Kuningate südamed on Jumala käes. Ja ta teeb ühte ja teist. Vaata, see ongi selline lugu. Vaata, see kõvaks tegemine on selline, et kuule, mõistus võetakse ära ja sellepärast sa teed valesid otsuseid. Ja see ongi selline, lihtsalt võtta, kui Jumal võtab nagu selle oma armu ära, siis oledki kõva ja rumal. Ja mitte midagi, sul ei ole kuskilt lihtsalt nagu võtta. Ja täpselt sama lugu oli näiteks seal, ütleme, Salomoni poeg Rehabeam samamoodi, kui ta siis pärib riigi oma isa käest, siis on see selline lugu, et tõstab maksusid ja käitub selliselt, et ta tegelikult lõhub riigi ära pooleks. Ja mis pooleks, ütleme, et üks väike osa jäi, siis Juuda ja seal, ütleme, Benjamini näol ja kes seal jäid siis selle teise poole peale ja 10 suguharu tegelikult lähevad oma teed ja kiirema hävingu teed. Juuda pidas ju tegelikult
kauem vastu üldse ka ajaloos. ja sellepärast, kallid, nii see on, et see sõltub tegelikult väga, väga juhtidest. ja nüüd on niimoodi, et peame seda meeles, et meie oleme ka, kuidas ütelda, me oleme see kuninglik pretserkond. ja vaata, kui Jumal oma vaimu ära võtab, siis oleme samasuguses õnnetuse olukorras, oleme pimeduses, oleme rumaluses, teeme vigu ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna lihtsalt võime seda armu paluda, et Jumal, ära võta oma vaimu ära, aita meid alandlik olla ja aita meid nagu valvata seda, et kes valitseb tegelikult meis. Sest et vaata, lugu on selles, et keegi on kuningana meie sees valitsemas, vaata, kellegi südames valitseb patt, kuningana. Ja Jumal teeb selle kuninga südame kõvaks, see paneb oma patus täiega rohkem veel edasi. Aga kui arm valitseb tegelikult meie sees ja kui Jeesus on meie isand, no siis ei ole karta tegelikult, et me seda südame kõvaks minemise teed läheme. Ja sellepärast on väga, väga tähtis, et kes on kuningas. Sellepärast, et kui on ikkagi rumal kuningas su südames, no siis arva sa, et sul hästi läheb, ei lähe siis hästi. Ja sellepärast on nii oluline ja tähtis on see tegelikult, et Jumal valitseks meie südames ja siis me võime lihtsalt tõesti olla õnnelikud, et meil on üks hea juht tegelikult ja kes meid õnnistusse juhib. Ja nüüd on niimoodi, et kuidas see veel on, nagu üks moment on selline, vaata, kui õel pöördub, no ta saab pöörduda Jumala poole ja Jumal on sellest hea meel. Kui õige pöördub, no kuhu õigel on pöörata, ta pöörab valele poole, ütleme, pöörab õelusesse, no ütleme kurja. Ja samamoodi see on nagu võimalusena on siin olemas. Ja sellepärast toon lihtsalt siia ka selle näite kohe juurde veel, et Joosia oli üks selline väga hea kuningas, kellest me oleme rääkinud, kuidas ta kõrvaldas ebajumalaid ja ütleme, ja Paasa püha pidas ja hiljuti alles oleme teda siin esile tõstnud, eks. Ta lõpetab tegelikult, teate kuidas, ta lõpetab niimoodi, et ta ei kuule ära Jumala häält. Vaarao võiks ütelda, seal on öeldud Egiptuse kuninga Neko suust. Sellepärast, et ta ütles, et see pole sinu sõda, ära tule sellesse sõtta. Ma teen korraks selle teise ajaraamatu 35. peatüki lahti. Sellepärast, et vaata, kui õnnetu lugu on see, kui meie juhid lähevad valesse sõtta, mis ei ole tegelikult üldse nagu meie sõda. Ja vaata, siis nad veavad ju tegelikult rahvaga õnnetusse. See on teise ajaraamatu 35, jah, kus kohas seda saab lugeda. Ja lihtsalt täna hoiatusena loeme seda ja palume nii, et meil oleks sellised juhid, kes ei veaks rahvast sõtta, kes oskaksid rahu teha ja hoopis nagu selliste asjadega tegelda. Aga nüüd salmid 20-24 olen siin märkinud. Pärast kõike seda, kui Joosia oli koja korda seadnud, tuli Egiptuse kuningas Neko sõdima Karkemise vastu Frati jõe ääres. Ja Joosia läks temale vastu, aga see läkitas tema juurde saadikud ütlema, mis on mul sinuga tegemist, Juuda kuningas. Ei ole ma täna tulnud sinu vastu, vaid selle soo vastu, kes minuga sõdib. Jumal on mind käskinud rutata, jäta rahule Jumal, kes on minuga, et ta sind ei hävitaks. Aga Joosia ei hoidunud temast eemale, vaid muutis end tundmatuks, et temaga võidelda. Ja ta ei kuulanud Neko sõnu, mis olid Jumala suust, vaid läks sõdima Megido orgu. Aga kütid ambusid kuningas Joosia ja kuningas ütles oma sulastele, viige mind ära, sest ma olen raskesti haavatud. Ühesõnaga ta sai juba seal kohe haavata ja ta sureb. Ja kallid, vaata, praegusel hetkel, mida tegi Joosia? Ta tegi sedasi, ta tegi ennast tundmatuks. Praegusel hetkel on niimoodi, et paljud kuningad sõdivad tegelikult teiste kätega, tundmatult. Ütleme, et see peidetud sõda on ju praegusel hetkel, et ühed lükatakse nagu ette ja siis teised lähevad nagu tundmatult sõtta. Ütleme, et ega see tundmata ei jää ja paned tähele isegi, et juhuslikud noored leiavad üles need, kes sinna sõtta minema ei peaks. Ja sellepärast oli niimoodi, et talle tuli see hoiatus, et ei pea sinna sõtta trügima. Sellepärast, et see ei ole see sinu sõda, kuhu me peaksime minema. Ja sellepärast, kallid, nii see on samamoodi ka, et me Eesti rahvas ka praegusel hetkel, ka sellel suurel nädalal, me peaksime nagu leidma sedasi, et millega me tegeleme, kas see on see sõda, milles me olema peame või milles me olema ei pea. Ja sellepärast need asjad tegelikult tuleks Jumala eest tegelikult selgeks teha. Ja teate, Jumal on selline, kui sa ta küsid, ta vastab ja ta vastab väga selgelt eid ja jaad. Aga praegusel hetkel on lihtsalt seda armu vaja, et oleksid sellised juhid, kes kuulaksid ja oleks mitte sellised Joosiad, kes lihtsalt mõtlevad, et kuule, et kõik on seni hästi läinud ja küll me siis praegusel hetkel ka seda teeme. Nii et nii see lugu on, et tegelikkuses on
on nii, et issand ootab meie käest seda, et me nagu mõistaksime neid olukordi, milles me oleme. Ja näete, hakkasime puust pihta ja saime rahvaste ja inimeste loo tegelikult kätte, et milleni me tegelikult nagu võime jõuda. Nüüd lähen Mattiuse evangeeliumist edasi, Mattiuse 21 ja salmid 23-27 räägivad järgmist lugu, sellepärast et seal on küsimus Jeesusele ja küsitakse tema käest, et mis meelevallaga sa tegutsed. Ja vaata, ilma meelevallata siin selles maailmas tegutseda ei saa. Meil on 2 allikat, keeruline asi ei ole. On kurat ja on jumal. 2 põhiallikat on, mis siin selles maailmas on. Üldse on 2. On 2 teed, on elutee ja on surmatee. Ja sellepärast on niimoodi, et ei ole absoluutselt keeruline nagu, et meil ei ole nagu väga palju nagu otsida, et ei tea, milles on siis tegelikult lugu. Ja sellepärast aga väga huvitav on see, et nüüd Jeesuse käest, ütleme, need kirjatundjad ja variserid, kes seal on, ja nad seda pühas kojas tegelikult ja tegelikult veel ülempreestrid ja rahvavanemad küsivad, et mis meelevallaga sa tegutsed. Tähendab, et siin oli ebakõla tegelikult selle koha pealt, et nad ei olnud selles samas ühes vaimus. Sellepärast, et vaata, kui nad nagu küsivad, et kuule, et sul on nagu midagi teistmoodi, me tahame sind nagu ära tappa. No Jeesus ju ennem oli nendele ütelnud sedasi, et kuule, te olete isast kuradist. Ja mina tulen ülevalt, tulen isa juurest ja teie sellepärast nendest asjadest aru ei saa. Aga lihtsalt täna, kallid, ütleme, sellele loole mõtleme, mis Jeesuse käest küsiti, nagu tagantjärgi. Aga meil on praegusel hetkel vaja ära tunda, et kui siin asjad sünnivad siin selles maailmas, aga kust on see meelevald? Kas see on Jumala käest või on see kuradi käest? Ja sellepärast on niivõrd tähtis on tegelikult nagu seda nagu jälgida, sellepärast et need 2 meelevalda on siin selles maailmas on tegelikult sõdimas. Nagu siin Mattiuse 24. Hiljem on öeldud sedasi, et eksitada, eksituse oht on tegelikult. Ja ka eksitused on samamoodi just ka sellised vaimsed asjad. Siis peame sellega arvestama, et kurat pakub samamoodi tegelikult meelevalda. Ütleme, Jeesuse esimene selline tõsine kiusatus, kui ta seal kõrbes oligi, siis kurat on teda kiusamas. 3 korral püüab teda tegelikult kätte saada, et ta tuleks nagu liimile. Aga Jeesus ei anna tegelikult alla. Ja ta ütleb, kummarduma ette, ma annan sulle kõik. Ja sellepärast kallid siin selles maailmas ongi niimoodi, et osad on ikka kummardanud, et saada ja saavad ka kuradi käest. Ja selle meelega vallaga nad valitsevad. Ja midagi teha ei ole, kuri läheb kurjemaks ja need asjad siin selles maailmas nii ongi tegelikult. Ja sellepärast me peame ka seda mõistma. Aga meil ise tegelikult tuleb ära tunda, et kui on ikkagi kuradi meelevallaga tegu, kui on kurjade vaimudega tegu, siis meil seal pistmist tegelikult ei ole. Ja sellepärast väga tähtis on tegelikult, et me oskaksime ka vaimusid just tegelikult eristada. Nii et nii lihtsalt selline järgmine küsimus oli nagu meelevalla koha pealt. Ja nüüd on niimoodi, et me teame, et siin selles loos tegelikult Jeesus ju otseselt ei vasta. Ta ei ütle, et mul on see taevane meelevald ja teil on kuradi meelevald, vaid ta teeb ühe küsimuse. Tookord ta küsib lihtsalt, et Johannese ristimise koha pealt, et kust oli Johannese ristimine siis 21-25 Mattiusest, et kas taevast või inimestest? Lihtsalt küsib selle asja ära. Nemad arutlevad endamisi ja Johannest nad, kes ei olnud vastu võtnud, nad ei tahtnud seda Johannese tegevust Jumalast tunnistada ja siis on nad niimoodi ütleb, et me ei tea. Jeesus ütleb, ega kui teie ei ütle, siis ega ma ka ei ütle, kus koha pealt olen mina. Aga kallid, vaata, see on niimoodi, et kõik, ütleme, need nagu sellised vaimulikud liikumised, ütleme, sünnivad kogudused ja neid sünnib veel. Ega siis kõik pole lõppenud. Igasugused, ütleme, üleskutsed ja värgid, mis iganes siin ilmas toimuvad, meil tuleb ära tegelikult tunda, et mis vaimust need asjad tegelikult on. Ja sellepärast neid on väga, ütleme, erinevaid asju, sest et nagu sõna ütleb väga selgelt ka kõige otsesemalt, et kurat tuleb ka valguse inglina. Ja sellepärast on nii, et meil on tegelikult vaja eristada ja sellepärast, kallid, näed, see lugu, mis sellel suurel nädalal oli küsimusena Jeesusele, on tegelikult meile ka oluline, et natuke see asi nagu läbi mõelda. Teate, üldiselt on niimoodi. See suure nädala lugu, millest ma täna siin nagu räägin, see on nagu üks kontsentraat tegelikult Jeesuse õpetusest. Sellepärast, et vaata, see on nagu nüüd, see on ühe nädalaga tegelikult kõik need jutud, kõik need erinevad sellised küsimused, vastused, jutlused, kõik, mida ta teeb ja selles on tegelikult väga palju seda, mida õppida. Üks asi, ta otsib meie käest viljadeks ja siis on ta niimoodi, et ta on ise meile, ütleme, eeskujuks oma, ütleme, ristile minekuga ja oma käitumisega ristil
meil ja siis on, noh, ütleme neid erinevaid asju, kuidas ta lihtsalt oma juttudega paljastab, kuidas ta küsimustele vastab, no see kõik on tegelikult üks selline väga konkreetne selline õpetus meile ja kui me sellele nagu pihta saame, siis see on nii suureks tegelikult õnnistuseks meile. No jätame need kommentaarid sellised praegu, võtame edasi, mis on järgmine lugu Mattiuses. Järgmine lugu on 2 pojast. Ja siis Jeesus hakkab niimoodi rääkima, mis te arvate, et inimesel oli 2 poega ja ta astus esimese juurde ja ütles, et poeg, mine täna tööle Viinamäele. Kuid ta kostis ei taha, ent hiljem läks, kahetsese läks, siis tuli ta teise juurde, ta ütles, et küll ma lähen, aga ei läinud. Kumb neist tegi isa tahtmist? No ei ole keeruline küsimus, aga täpselt sama lugu. 2, eks, on 2 poega, on 2 võimalust, kas teed Jumala tahet või ei tee seda. Ja noh, nagu sõna õpetab seda, kui Jumala tahet ei tee, teed kuradi tahet. Et seal, ega seal valikut tegelikult meil ei jää. Sest et vaata, sõna kuulmatus on otse kui nõiduse patt, sa lähed kohe, sa lähed täiega tegelikult nagu sinna teise leeri. Ja sellepärast on see nii, et see 2 poja lugu jälle tuletab meile tegelikult meelde, et kuivõrd kitsas on tegelikult meie valik. Meil on 2 võimalust ja sellepärast on nii, et rohkem tegelikult neid võimalusi ei ole ja sellepärast Jeesus ütleski nii, et küsite mu käest seda meelevalla lugu, aga mis valikud te olete teinud? Ja siis ta ütleb nendele, et tõesti, ma ütlen teile, et tölnerid ja hoorad saavad enne teid Jumala riiki. Seda ta nähvab juba, võiks ütelda, nendele otseselt, kes olid ta kuulajad seal. Need ülempreestrid ja rahvavanemad, kes tegelikult olid, kes olid ise tegelikult väga pühad, kes olid väliselt väga korras, noh, hiljem ta seal räägib nendele väga otse tegelikult veel juttu. Aga ta ütleb nendele sedasi, et kuule, et tegelikkuses on niimoodi, et need, kes on kahetsenud ja on tulnud tegelikult sinna Viinamäele tööle, vaata, nendega on tegelikult asi korras, aga teiega ei ole. Ja sellepärast on nii, et patused tõesti saavad enne Jumala riiki, kui nad meelt parandavad. Aga vaata, õiged, kes meeleparandust ei vaja, sest noh, nad on ju nii õiged, et mida meil meelt parandada on vaja. Vaata, need sinna ei saa. Ja sellepärast Peetrus ütleb samamoodi, et tehke kindlaks oma kutsumine valik. Siis tegelikult avaneb meil nagu see suurelt, nagu see sissepääs, kuidas see täpselt ütleb, ma teen korraks sellega lahti. See on 2. Peetruse 1:10, kus ta selle mõtte ütleb. Vaata, kui me oleme Jumala tahtmises, see tegelikult avab meile taevariigi. Sest meil on vahest see niisugune, nagu see taevariik on hirmus lihtne saamine. No ütleme sealt, noh ütleme, röövline risti pealt tõesti saab, aga noh ütleme, ma usun sedasi, et keegi meist ei taha nagu sellist ju lahendust nagu saada. Ja seepärast, vennad, olge veelgi innukamad kindlustama oma kutsumist ja äravalimist, sest kui te seda teete, ei väärata te iial. Sest nõnda võimaldatakse või avaneb teil takistamatu sissepääs meie issanda ja päästja Kristuse igavesse kuningriiki. Ja sellepärast on see niimoodi, et me peame tegelikult olema Jumala tahtes. Et paljud usklikud arvavad nii, et elan, kuidas tahan, teen, mis tahan ja küll on. Peetrus ei arva nii, et see nii on. Ta ütleb, et peame pihta saama sedasi, et millist vilja me peame kandma, mida Jumal meie käest ootab, millal ta ootab ja sellepärast on see nii, et see ei ole meie otsustada, millal vili tuleb. See ei ole meie otsustada, millist vilja ta tegelikult meie käest ootab. Aga ta igal juhul on niimoodi, et issand on väga tegelikult meie käest vilja ootamas ja sellepärast näed, väga hea, et jälle on seda meelde tuletatud. No nii, ja järgmine lugu on Viinamäe rentnikud ja jälle on lugu tegelikult viljast, sellepärast, et hakatakse jälle vilja ootama, seal on niimoodi, et tähendamise sõna, et keegi majaisand istutab Viinamäe, teeb siin aia ümber ja teeb kõik asjad korda, surutõrre ja valvetorni ja kõik on korras ja annab rentnike kätte. Ja siis tuleb tegelikult vilja ootamine ja sellepärast näed, suurel nädalal issand tuletab meelde, et ta ootab tegelikult vilja. Ta ootab tegelikult seda meie käest ka. Jumal ootab igal ajastul ja sellepärast ootab igal ajastul nagu seda kohast tegelikult meie käest. Ja nii nagu, noh, ütleme, et on erinevad perioodid, ütleme, piibliski on Eedeni aed ja on tõotatud maa ja lihtsalt meie jaoks on selline paik ja koht, kuhu me oleme sündinud. Jumal ootab, et meie kannaksime siin Eestimaal, kannaksime vilja ja kui rahvas oli Paabeli vangipõlves, siis oodati Paabeli vangipõlves ka vilja, et olge viljakad ja saagu palju ja ehitage ja abielluge ja noh, teete kõik need asju, noh, ütleme, et täiesti loomulik lähenemine oli. Ja sellepärast on see nii, et see on praegu ka täpselt nii. Ja väga tähtis on nagu ära tabada, et tegelikult on issand meie käest ootamas igal perioodil vilja. No siin, kui Tsoorus olin, siis rääkisin seda, et no näiteks, et erinevad perioodid. Oli see, et kus oli Ring FM, kus me saime teatud perioodi iga pühapäeva õhtu 10 minutit käia rääkimas, see kandis oma vilja. Ühel päeval oli see nagu läbi lõigatud.
sellepärast, et raadio läks üldse ära Tartusse ja enam meil seal mingisuguseid vaimuliku saate minuteid enam ei olnud, eks. ja kõik need asjad olid niimoodi, et nad on teatud aeg me käes. Ja kui me siis sellel perioodil ei tarvita, siis seda vilja me ei saa. Aga see kandis vilja. See kandis, ma ei hakka täna neid lugusid jutustama, sest mitmed tunnistusigi sai nagu selle perioodi kohta, kuidas see oli õnnistuseks inimestel. Aga meie asi oli lihtsalt õhtul minna sinna. Ja räägid tegelikult mikrofoni ja ainult üks diskor seal kõrval kuulab sulle, eks. Ja justkui nagu ei tea, kellele räägitad, eks. Aga tegelikult rääkisid inimestele ja oli ka õnnistuseks. Ja sellepärast, kallid, see vilja kandmine ongi nii. See ei ole alati üldse meile teada, see pole üldse nagu meie asi niivõrd, aga tegelikult Jumal kingib võimalused ja ta ootab, et me seda teeksime, mida tema tahab, et meie just teeme. No nii, jätame selle vilja kandmisega siia kohta. Siis on järgmine asi, on kutse pulma. Ütleme, Jumala riigi asi on tegelikult väga ilus, tegelikult meid kutsutakse, taevariik on kuninga sarnane, kes oma pojale pulmad tegi ja kutsutakse pulma. Ja nii nagu pulmadega on, et ega omast kohast on pulma tore minna, teisest kohast ei ole pulma tore minna, sellepärast, et pead ennast ilusti riided korda tegema ja kingituse ka veel kaasa võtma ja kui võtad mastvärkigi, tead, eks, et hakkad ju mõtlema, et parasjagu tülided endale, eks, kui ikka, ütleme, et on niisugune ilus pulmapidu, kuhu siit kutsutakse. Aga nüüd me näeme siin sedasi, et siin on palju neid, kes siis ei hooli sellest, kes lähevad oma kaubale ja kes lähevad oma põllule ja leiavad sedasi, et kuule, et absoluutselt ei viitsi nagu tegelda selle asjaga. Vihatakse neid, kes on kutsumas. Võtta siin, hiljuti vend tunnistas sedasi, et tema oma töö juures väga seal tunnistab ja kutsub ja et vihastatakse. Kui lugesin seda, mul tuleb lihtsalt see meelde, et on need osad kutsujad, kes lihtsalt teised ära vihastavad. Sellepärast, et põhimõtteliselt ta kutsub, et tulge Jumala riiki, tulge pulma, aga inimesed ei saa aru, nad panevad väga vastu, nad teotavad neid, nad halvustavad neid ja ütleme, et aga Jeesus räägib, et nii selle asjaga juhtub. Meie Eestimaa prohvet Reits samamoodi, ega teda ei tahetud ju tunnustada peaaegu mitte kellegi poolt tagant järgi, me hindame teda rohkem kui siis, kui ta seda tegi ja sellepärast, kallid, nii see on. Ja on, ütleme, need erinevad ajad. Eestimaal on ka erinevad ajad. Ütleme, et vaata, kui tuli, ütleme, see teine vabadus. Ja vaata, see on seotud avatud taevaga, sellepärast, et küsimus oli nagu selles, et kui Nõukogude võim kukkus, kõik jumalad kukkusid, Leninid lendasid ja ütleme, vaata, plats oli jumalatest puhas ja jumalal oli koht, kuhu tulla. Ja teate, kuidas see kajastus? See kajastus niimoodi, et igale poole võisid minna koosolekuid pidama. Võrus oli ka samamoodi parteimaja, ütleme, mis sai muusikakooliks ja selles saalis, ütleme, et kaua aega näiteks Osiana kogudus käis, Tallinnas oli 4 Püha kirik, oli seal Karla katedraalis alguses, nüüd on maha lõhutud ja pood tehtud siin asemel, eks, ja kõik nagu need asjad olid, ühtäkki oli niimoodi, et äkki olid need niimoodi need asjad, et kõik need kohad, mis nagu ei tuleks pähegi, et ütleme, et seal hakkaks mingi jumala teenimine. Ütleme, et esimene selline, ütleme, kommunist kohe, nagu see asi muutus, kutsus meid sinna parteimaja keldrisse, kes veel ametis siis oli, pani küünla põlema, kutsus kõik pastorid sinna ja hakkas adventi meiega pidama seal. Ja sellepärast ma mõtlen, et kui, vaata, jumalad olid kukkunud, oli vabadus, oli korra pealt olemas. Aga oota, sa, mis praegusel hetkel on? Kuule, praegu kiputakse natukese nagu juba kogudustel jälle kallale. Tehakse seadusi, et saaks võib-olla mõne ukse kinni panna, eks? Aga see ei ole tavaline lugu tegelikult. Sellepärast, et vaata, sellised asjad, need on tegelikult, kõik on Jumala riigi saatkonnad siin maa peal. Ja kui tegeldakse sihukeste jamadega praegusel hetkel, siis see on tegelikult väga, väga tegelikult ohtlik asi. Ja sellepärast me näeme sedasi, et vaata nagu see taevariiki suhtumine, kuningas teeb oma pojale seal pulmad ja kutsub, et tulge. Ja nüüd on see selline suhtumise küsimus, et meie siis arvame, et kas teeme uksi lahti või paneme neid kinni ja ütleme, et toimuvad sellised asjad. Ja ma usun sedasi, et oleme siit nagu mõne mõtte praegusel hetkel saanud nagu ka hoiatuseks selle koha pealt, et tegelikult tuleb auparklikult käituda taevariigi kutsega ja tuleb talle pakkuda võimalusi, mitte tegelikult neid ära tõrjuda, sest et ega kõrgemat kutset ja pakkumist meil ei tule, kui see tuleb Jumala käest. Nii väga, mis siin edasi tähtis lugu tuleb. Vaata, suur nädal on kõik asjad räägib ära. On maksuraha küsimus, variserid tulevad küsima, et tahtsid Jeesus sõnadest lõksu püüda, et kas tasub sellele keisrile maksu maksta ja tulevad nagu selle küsimusega. Lisaks sellele, et keisri koha pealt küsisid, aga nad saavad tegelikult vastuseks, et anna nüüd keisri oma tagasi ja Jumalale Jumala oma. Nii et kallid, vaata, mõtlen, et see on kontsentraat,
kõigest sellest, mida me tegelikult teadma peame. Kui sa õpid ära, kas või ütleme, evangeeliumitest suure nädala loo, sa saad tegelikult väga palju teada. Sellepärast, et seal on küsimused, vastused ja selgused nende asjade koha pealt. Ja sellepärast, kallid, kiitus Jumalale, et ka see küsimus tegelikult oli väga selgelt nagu püstitatud ja kiitus Jumalale, et Jeesus ka sellele väga selgelt tegelikult vastas. Ja nii lihtsalt täna võime rõõmu tunda ühe asja koha pealt. Jumala riik meil ühesõnaga makse ei muuda. See on täiesti selge, algusest saadik, vaata, Jumala riigis on nii, Jumala juures ei ole muutust. Ja sellepärast seal on nagu kaks põhinägust kriteeriumi. On, ütleme, see 10% on kümnis ja siis on meie armastuse annid. No see on niisugune, mis sõltub nagu meist. Ja vaata, nagu Vanas Testamendis olid, sa tuled lõikustanu pühale vastavalt sellele õnnistusele, mida sa oled saanud. Tulid tooma oma andi. Seda sa pidid ise nagu ära hindama, et kas sul oli hästi või halvasti, selle hindasid nagu ise ära ja suutsid siis selle otsuse nagu teha. Aga ütleme, et selline Jumala suhtumine on jäänudki selliseks, üks on nagu ütleme selle protsentidega lükatud ja teine on lükatud selle meie poolt antud armastuse protsendiga. Ja see on niimoodi, muutumatult on need kehtinud nii kui piibli algusest kuni siiani, kogu aeg mingisugust muutusi tehta. Muutusi tehakse, kuidas inimesed targutavad nende asja kallal, aga mitte Jumal. Ja sellepärast on see nii, et ja sellepärast ma ütlen, et loeme parem Jumala sõna, usaldame teda ja sest, et me isa juures ei ole mingisugust muutustega asju toimunud ja sellepärast võtame nii, nagu on. Ja sellepärast Jeesus samamoodi, kui ta vastas, siis nad hämmastusid ja lahkusid, jättes ta sinna paika, sellepärast, et nad vaatasid, et kuule, et siin nad õigust midagi ei saanud, mida nad tegelikult tahtsid saada. Ja nii on. Nii et maksudest sai ka suurel nädalal tegelikult räägitud. Nii, siis järgmine asi on nii, et tuleb väga selle nädala kohane lugu, saduserid, kes on selle ülestõusmisküsimusega. No saduserid olid uskmatud inimesed. No teate, muideks on ju tehtud koguduste hulgas ka küsitlusi, et kui palju usuvad, et saatana olemasolu ja kui paljud usuvad igavest elu ja kui paljud usuvad igasugu asju. Tead, kui küsitakse usurahva käest küsimusi, siis saab igasugu vastuseid. Kes ei usu saatanat ja kes ei usu ülestõusmist aga millegipärast nad käivad koguduses ja millegipärast nad kuskil on, siis on nagu seltskonnas käimine lihtsalt, eks, et see niisugune värk, eks. Ja samasugune seltskond oli saduseeride näol, kes olid templis ja nad olid juhtival positsioonil ka muideks. Aga nad ei uskunud sedasi, et on igavene elu olemas, ei uskunud, et on mingisugune surnute ülestõusmine olemas ja nad küsivad tegelikult väga sellise olulise küsimuse, sest Jeesus oli minemas surma ja just ka ülestõusmas varsti. Ja seda teemat nad puudutasid. Ja nüüd on niimoodi, et nad hakkavad siis muidugi oma karikatuurse looga, et oli üks naine ja seal oli 7 venda ja kõik vennad, kui sellega naisega, ütleme, abielusid, siis kõik vennad surid ära. Oli ikkagi hästi mürgine naine, et kõik kohe surid, kui kokku said. Ja need hirmus lugu oli, et niisugune lugu, et kõik surid üksteise järgi. Keegi last ka ei saanud, kõik surid ära. Ja siis järgmine lugu on selline, aga Jeesus ütle nüüd, et aga ülestõusmises, et sina räägid ju sellest ülestõusmisest, aga kelle naine ta seal ülestõusmises on? No Jeesus ütleb, et ei tunne püha kirja ega Jumala väge, ülestõusmisel ei võeta naisi ega minda mehele, vaid ollakse nagu inglid taevas. Ja sellepärast, kallid, ütlen sedasi, kui tahad tunda seda, mis on abielus elada, siis pead seda maa peal tegema. Ja sellepärast, et taevas oled nagu ingel ja enam sa seda teha ei saa. Ja sellepärast tehke need otsused ja sammud ära, kes seda peavad tegema. Ja sest see on täitsa, ütleme, et Jeesus räägib selle koha pealt, et see on maine osa tegelikult, mis meil on siin niimoodi. Ja sellepärast, et täiesti selgelt Jeesus just juhib sellele, et ülestõusmisel ei võeta naisi ega minda mehele, vaid ollakse nagu inglid taevas. Nii et jätame selle meelde. Teate, muideks on üks selline, ütleme, religioon, kes oma nendele liikmetele valetab just noortele meestele. Et kui te teete need asjad ära, mida vaja on siin teha, siis on teil terve haarem naisi taevas, kui te sinna lähete. Tead, aga tegelikult nad ei ole lugenud seda, mida Jeesus on kirjutanud, et tühjagi seda haaremit nendel ei ole. Sest seal ei olegi seda varianti. Ja sellepärast on see nii, et vaata, osad inimesed usuvad tõesti, panevad endale lõhkaegne külge, ja lähevad teisi tapma ja hukkama, mõtlevad, et varsti on nüüd saavad haaremisse ära siit. Et kohe järgmisel hetkel, et kui on asi korras. Aga vaata, milline pettus, sellepärast tuleb lugeda Jumala sõna. Ja kui sa seda natuke loed, hiljuti abikaasal juhtus niimoodi, et üks just, ütleme, iraanlane, kes oli päästetud saanud, tunnistas ja rääkis, kiitus Jumalale, Jumal päästab inimesi, saab vanadest lugudest lahti ja saab tegelikult tõde tundma, kui ta Jumala sõna kuuleb. Nii et näed, kõik tähtsad lood tegelikult.
ja siis tuleb üks seadusetundja oma tähtsa küsimusega, et ja kui variserid said kuulda, et Jeesus on saduseride suu sulgenud, siis üks seadusetundja küsib teda kiusates, õpetaja, milline käsk on seaduses suurim? Jeesus vastab, et armasta Jumalat kogu südamega, hingega ja kogu oma mõistusega ja jõuga ka veel mõnes teises kohas, eks öeldud, ja see on suurim ja esimene käsk ja teine selle sarnane on armasta oma ligemist nagu iseennast, neis kahes käsus on koos tegelikult siis seadus ja prohvetid. Ja sellepärast vaata, suurel nädalal vastatakse see suurim asi ka ära. Suurim asi on armastad Jumalat. Vaata, seal on nii, et ei jää kahe silma vahele mitte miski, nagu ei jää Jumala armastus, jää ligemine ka. Ja sellepärast on niimoodi, et selle sisse mahuvad tegelikult ju kõik inimesed, kes on siin selles maailmas. Ja sellepärast on nii, et ja sinna tuleb rakendada kogu oma mõistus, kogu oma jõud, kogu oma olemus, et armastada. Kas me niimoodi armastame? No tegelikult peaks. Ütleme, et sest, et Jumala armastamisega teistmoodi nagu tegelema ei peaks. Ja ligemest tuleb armastada nagu iseennast. Armasta ennast rohkem ja läheb ligemesel ka paremini. Nii et kiitus Jumalale, et näed, ka see teema oli üleval. Ja nüüd on niisugune lugu, et nüüd tekkis nagu paus. Sellepärast, et vaata, kui jutud olid jõudnud sinna kohta, siis jäi Jeesusel nagu võimalus tegelikult ise küsimus esitada. Ja ta küsib siis 42 salm 22. peatükist, aga mida te arvate Messia kohta, kelle poeg ta on? Nad ütlesid Taaveti. Tema lausus neile, kuidas siis Taavet vaimus hüüab teda issandaks. Ja sellepärast ta seadis neid nagu kitsa koha peale, ega nad ei osanudki midagi tühja seal vastata ja nad ei julgenudki enam küsida ta käest ja ükski ei suutnud talle vastata sõnagi ja keegi ei julgenud sellest päevast peale teda enam küsitleda. Ja ütleme, et küsimuste voor oli tegelikult läbi saanud ja varsti Jeesus hakkab ise rääkima. Aga kuidas selle Taavetiga lugu on? Jeesus on ju Taaveti soost. Kui võtad Jeesuse sugupuu ette, siis me näeme sedasi, et Taavet oli ka just seal täiesti reas olemas. Ja sellepärast on niimoodi, et kui pimedad seal tee ääres hüüdsid, Jeesus, Taaveti poeg, tead, ja täpselt nii see ongi. Nii et see oli kõik tegelikult väga õige, aga Jeesus lihtsalt nagu küsis, et kuidas sellega lugu on. Ja tegin oma küsimuse. Nüüd küsimused lõppesid selle Jeesuse küsimusega ja edasi hakkab tegelikult tulema üks selline Jeesuse poolne nagu selline sõnum ja jutt, mida ta siis hakkab nagu rääkima. Ja nüüd oleme korraks nagu selle juures ka, see 23. peatükk, siit tuleb ka päris palju igasugu asju välja, mis on tegelikult oluline nagu mõista. See on päris pikk peatükk ja erinevad asju, mida Jeesus räägib, ma lihtsalt olen välja märkinud endale, millele Jeesus tähelepanu juhib. Jeesus kõneles rahvale ja oma jüngritele. Moosese asemele on istunud kirjatundjad ja variserid. Kõik nüüd, mida nad iganes teile ütlevad, seda tehke ja pidage, ärge tehke nende tegusid mööda, sest nad räägivad küll, aga ise ei tee. Vaata, milles on küsimus? Kas praegusel ajal, jutud ei ole nagu õiged? Väga paljuski on jutud ju nagu justkui oleksid õiged. Ja nagu räägitakse, et nagu õigete asjadega tegeldakse, aga Jeesus siin nagu paljastab välja, ütleb sedasi, et nende õigete juttude juures tegelikult nad ise elavad valesti, teevad valesid asju. Et isegi, et kui asjad oleksid niimoodi, nagu jutt on, siis oleks hästi. Sest et vaata, praegu ju räägitakse, väga paljud asjad räägitakse lihtsalt ilusaks. Et inimestel oleks nagu ilus kuulda ja see on üsna tüüpiline, mis tegelikult siin selles maailmas toimub. Ja sellepärast on nii, et ja tegelikult nende nagu selliste ilusate valede taga ja võiks ütelda, nende keerutuste taga on tegelikult üks vale ja kole elu. Ja seda peidetakse, seda ei lubata pildistada, seda ei lubata rääkida. Üldakse, et kes sa pilti teed ja räägid, et siis sa ju tegelikult oled mingisugune nagu kurjategi, et sa ei tohi teha, sellepärast, et vaata neid pimeduse, neid kurjasid tegusid ei tohi paljastada ja neid keelatakse lausa seadustega, kus neid eriti palju tehakse. Seal hakatakse neid väga-väga tegelikult keelama ja sellepärast nii see on. Kui ma käisin näiteks, ma olen ka Lenini mausoleumis käinud oma sõjaväe ajal, kui olin Moskvas, siis viidi mind ka sinna preemiaks, et sain sealt läbi minna. Fotoaparaat võeti ära, pildistada seda ei tohtinud, see oli ja ütleme, et see on niimoodi, et teatud asjad on nagu keelatud, nendel oli see Jumala lugu ja sellepärast nad seda Jumalat ei tahtnud lubada siis ka pilti teha. Nii, esimene asi, Jeesus nagu juhib tähelepanu, et sõnad võivad ilusad olla, aga tegelikult kole elu on selle taga. Siis ta ütleb sedasi, et nendel inimestel,
ta räägib nüüd nendele tegelikult, kes on sinna Moosese istmele on läinud. ta ütleb, et nemad armastavad positsiooni, nad armastavad esikohti. Nad armastavad olla tegelikult nagu sellised nähtavad. Nad armastavad, et neid hüütakse tiitliga, et nad on rabid, et nad on need õpetajad. Ja nad on ennast riietanud niimoodi, et noh, et oleksid nagu toredad teistele vaadata. No, Jeesus küll ütleb sedasi, et tegelikult on niimoodi, et õigem oleks olla hoopis selles teenija ametis, aga suurim teie seast olgu teie teenija. No siin on öeldud, see sõna on nagu diakon on öeldud seal. Ja siis noh, et Jeesus ütleb nagu sedasi, ta ütleb, et on üks kategooria, kes elavad sellist elu ja nii. Aga teate, mis ta siis edasi ütleb nende koha pealt? Ta ütleb nendele, kes sinna Moosese istmele on istunud, ütleb nii, et häda teile te 13 salm, kirjatundjad ja variserid, te lukustate taevariigi inimeste eest. Ise te ei lähe sinna sisse ega lase neid ka sisse, kes tahaksid sinna minna. Teate, hiljuti Jüri Kusmin just rääkis sellise hoiatava loo, ütles sedasi, et on neid evangeliste ja neid vaimuliku töö tegijaid, kes tarvitavad täiesti valetunnistusi koosolekutel ja nendel suurtel üritustel asjadel. Keegi tuleb rääkima ja poos vale. Lihtsalt nagu välja mõeldud väga ilus lugu ja õigustatakse sellega, et noh, see kasvatab inimestel usku. No mis siis? Et vale, aga vaata kui vägev. Tead, ja vaata, et inimestel tuleb usk, et me kasutame nagu sellist valerelva. Aga teate, mis on juhtunud siis sedasi, et need, kes on siis selles, organiseerimise kambas, kui need näevad sedasi, et siin valetatakse, siis need lähevad minema. Kuule, no seda jama me küll ei usu. Teised, kes võib-olla on saalis, saavad petetud, sest nad ei tea. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen, et me näeme samamoodi sedasi, et vaata, toimuvad sellised lukustamised ja sellepärast ega see lukustab. Ja praegusel ajal on niimoodi samamoodi, et tuleb välja väga palju neid, lugusid ka jumala sulaste eludes, kes elavad vale elu, kellel on mingid topeltelud või noh, väga valed asjad, mis on eludes ja sellepärast see lukustab tegelikult, sellepärast, et vaata, kui jutt on üks ja teod on teised, siis see on see on nagu teistele tegelikult ukse sulgamine just taevariiki. No siis järgmisena Jeesus ütleb sedasi, et kuule, et te neelate materiaalseid asju nende leskede käest, nende maju ja asju te neelate, sellepärast, et vaata, vahest on see nagu selline, noh, selle materiaalse küsimine ka nagu, et vaata, nagu selle jumala tööga nagu seoses võib väga palju nagu küsida. Noh, et nagu selline õigus on ja vahest hakatakse seda meetodit nagu tarvitama, et meil on selle jaoks on vaja. Ja sellepärast on kallid, nii see on, et ega üldse, vaata, siin selles maailmas on samamoodi, et vaata, paljud heategijad on tegelikult parajad sarlatanid, kes tegelikult selle all lihtsalt endale teenivad. Ja sellepärast jumala riigis ka seda ei tohi mitte sugugi nagu sellisel moel olla. Ja siis on, vaata, millised rasked lood, mida Jeesus räägib. Noh, jüngerdajad. Osad on kõvad jüngerdajad, kogu aeg jüngerdavad teisi, eks. Aga Jeesus ütleb, et vaata, selle jüngerdamisega on ka niimoodi, et häda teile 15 salm, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatused. Te rändate läbi mered ja mandrid, et pöörata kas või oma usku üks. Ja kui see sünnib, siis te teete temast põrgulise 2 võrra niisuguse, kui te ise olete. Ja vaata, milline hävitav tegelikult, ja see ütleb, et minge kuulutage kõikjal maailmas ja okei, see on kõik oma koha peal, eks. Aga vaata, ta ütleb sedasi, et vaata, kui need motiivid on nagu sellised, et see on nagu mingisugune meie kamp ja tulge meile, me jüngerdame teid igal juhul sedasi, et te peate selles meie reas astuma ja vaata, siis on üks õige rida. Ja sellest, kallid, ma ütlen, loeme lahtiste silmadega täna seda, mida Jeesus suurel nädalal tegelikult rääkis. Need on hoiatavad asjad ja sellepärast on see niimoodi, et ega see kõik, sellepärast mina on igasugused, noh, tuuaks igasugused paberid ja asjad, paneme selle laua peale, ma vast tükk aega mõtlen, kas ma seda panen. Sest keegi jälle jüngerdab kuskile. Tegelikult on niimoodi, et kõige parem on sedasi, et kui me tuleme siia Jumala kotta, et mitte keegi rohkem ei ole meid kutsumas kui Jumal taevas. Et mitte mingisugused siltised ei ole, et siiapoole, et kuhu saad minna, et võta siit kinni. Ja sellepärast, et meil ei ole tegelikult seda vaja. Jumal saab meiega hakkama oma vaimu läbi rääkides, juhtides. Ja sellepärast Jeesus ütleb, et ära teile. Need väga usinad, kes te seda teete niimoodi, et selle nimel olete maad ja mered valmis läbi rändama ja tegema neid asju, aga motiivid on halvad. Ja siis ta räägib, te olete need häda teile sõgedad teejuhid. Ja vaata, tuleb järgmine teema tuleb selline, et on üks õpetusega manipuleerimine. Mis on tähtsam? Ja teate, kallid, teate, mis juhtub vahepeal? Et õpetus saab jumalast tähtsamaks. Meil on hea õpetus, tulge me õpetuse juurde.
ja siin ongi täpselt, et ma ei hakka siin nagu arutama seda, et mis seal on tähtsam, kas see kuld või tempel või and või altar või noh, ütleme, nad seal, ütleme, tegelevad nende asjadega ja sellepärast, kallid, aga mitte miski tegelikult ei tohi saada nagu tähtsamaks. teate, praegu me elame, tead mis ajas? Me oleme riigis ka sellises ajas, kus seadusest tähtsam on seletamine, see seletuskiri. Nüüd ütleme, kui Riigikogus ka võetakse seaduse vastu, on tähtsam kui seadus ise. Meil on isegi põhiseadus on jäänud juba nagu kõrvale, mis see põhiseadus tead? Kui me ikka hästi seletame, siis me teeme kõik asjad praegusel hetkel ära. Ja Jeesus samamoodi räägib sedasi, et no kuule, te manipuleerite lihtsalt selle seaduse juures. Te manipuleerite Jumala sõnaga samamoodi ka ja siis keerutate ja teete ühe niisuguse viguri sellest asjast, et inimesed enam aru ei saa. Ja sellepärast on see nii, et need asjad ei tohi olla. Jumala sõna peab jääma ausse ja kiitus Jumalale, et Jeesus suurel nädalal juhib tähelepanu sellele asjale. Siis ta räägib sellest, et halastus ja ustavus ja õiglus ei tohi kõrvale jääda. Ja siin samas ta jälle nimetab sedasi ka, et oled igavesed tublid seal seda 10 maksma, aga ütleb sedasi, et üht tuleb teha, kuid teist ei tohi kõrvale jätta. Nii et mis siis kokku sai? Õiglus, halastus, ustavus ja 10 ka kõigest. Nii et noh, et ütleme, et see kõik jääb paigale, Jeesus ei aja mitte mingisugust lugu. Teate, järgmine lugu on, Jeesus toob ühe järgmise pildi, ütleb, te sõgedad, 24 salm, te kurnate välja sääsed, aga kaamelit neelate alla. No see on tüüpiline, on selline lugu, et sageli noh, ütleme, et poliitikud eriti armastavad nii teha, et nad noh, annavad need sääsed tegeleda. Noh, olin ka, ütleme, volikogus ja volikogu komisjonides ja kohtades ja meie arutasime seal, et kellele anda, tead, seal 1000 eurot või olid veel kroonid ja mingisugused rahad, väikseid summasid arutasime, tead ju, suured omavahelised arutelud, et kes saab. Miljonid läksid nagu plaksti, nendega ei arutanud mitte keegi, noh, ütleme meie hulgast, meile pisteti ette, et arutage neid. Aga teate, ma ise mõtlesin, kui praegu lugesin, Trump on küll nüüd läinud juba kaamelite kallale. Ta võtab seal poole arved maha kohe pauguga, et ta enam sääskedega ei tegele. Ta on juba praegusel hetkel sääsed rahule jätnud ja on kaamelite kallale läinud. Ja sellepärast on see niimoodi, et ma sain aru, et ta võtab ka seal ikkagi no, sõjaväelisi eelarved ja kohe poole võrra tõmbab praegusel hetkel maha. No see on juba kaamelite lugu. See ei ole enam sääskedega tegelemine. Ja sellepärast on see niimoodi. Aga Jeesus siin ütleb sedasi, et noh, et on niisugune lugu, et te teete need väikesed asjad nii tähtsaks ja neelate need kaamelid alla, aga kurnate need sääsed välja, mille kallal te siis seal arutlete kangesti. Ja no nii, usun, et jälle saate natukese nagu sellest aru. Ja siis on see väline puhtus, millele Jeesus rõhub tähelepanu, et väljast teete kõik ilusaks. Ja vaata, juriidiliselt on kõik ok. Aga mis siis, et seest kõik on mäda? Eks, peaasi, et väljast kõik paistab ilusti. Peaasi, et me oskame kõike ära põhjendada. Ja no selline lugu. Ja no Jeesus paljastab seda silmakirjalikkust ja siis ta ütleb, et te olete prohvetite tapjad. Te olete prohvetite tapjad, noh, ütleme, ja te ehite nende audu ja noh, ütleme siin, kuidas ta räägib sedasi, aga vaata, sellel hetkel, kui prohvet räägib tõde, siis seda kõrvaldatakse. Siin, noh, ütleme, üks naine just ütles oma riigi kohta, ütles sedasi, et ajakirjanik on nagu kärbseid tapetud siin viimastel aastatel. No lihtsalt. Ja lihtsalt näeb sedasi, et need, kes tõtt räägivad, on lihtsalt kadunud. Siin maailmas praegusel hetkel sünnib nagu selliseid asju, sellepärast, et vaata, kui miski nagu ei meeldi sellele üldsusele ja asjale, noh, kes on nagu valitsemas, siis nad käituvad just nii. Nad tapavad need prohvetid ära. Aga tead, see surnud prohvet ja tema aud, noh, see on juba palju, noh, süütumasi, tead, eks, ta ei räägi. Aga kui ta veel räägib ja kirjutab, eks, no siis ta segab meid praegusel hetkel. Aga noh, pärast me võime seal käia kummardamas, ütelda, et me ka austame. Aga see tegelikult on üks tohutu silmakirjalikkus tegelikult, noh, ütleme, mida Jeesus sellel hetkel ka paljastas. No nii, Mattiuse 24, seda oleme ka võib-olla rohkem rääkinud, aga tead, nüüd see peatükk on selline huvitav. See on ka suure nädala lugu. Jeesus räägib tegelikult siis, nagu võiks ütelda tuleviku mõttes kõik. Praegusel hetkel on osa meil juba saanud minevikuks. No Jeruusalemm on juba hävingu üle elanud ja nii, et seal selles 24. peatükis osa on minevik, praeguseks meie hetkeks, ja siis osa on olevik ja osa on tulevik. No ütleme, millest nagu Jeesus räägib. Ja ma ei hakka nagu selle juures väga palju nagu peatuma, sellepärast, et seda peatükki võib-olla oleme siin viimasel ajal ka rohkem nagu rääkinud. Siis 24. peatükki lõpus on tegelikult jälle nagu räägitud üks selline, Jeesuse poolt üks selline huvitav ütlemine. Ta räägib arukast ja arutust sulasest. No kõik me tahaksime arukad ju tegelikult olla, eks. Aga ta ütleb sedasi, et on need arutud ja on arukad.
ja siis nüüd on niimoodi, et kes on siis ustav ja arukas sulane, kelle ta isand on seadnud oma kodakondset üle neile parajal ajal elatist andma, õnnis on see sulane, kelle isand tulles leiab just nõnda tegevat, mis ülesandesse pandi, seda ta tegelikult teeb. ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, jälle nagu see kaks varianti, et kas kaotad aru ja tegutsed valesti või püsid arukuses ja teed seda tegelikult, mida issand on ootamas. ja sellepärast, ja nüüd, hiljuti ma sain ka postkasti ühe niisuguse kirja, keegi kirjutab sedasi, et päästet ei ole võimalik kaotada ja ütleme, et on see sellised teooriad on ka olemas. Ju see ei ole nii, kõik on võimalik kaotada. issand ei hoiataks meid, et meid on võimalik eksitada. Sest miks ta siis hoiatab, kui eksitada ei ole võimalik? sa oled päästetud ja eksitada võimalik ei ole, tee mis tahad, kurat ei saa midagi eksitada. ta ütleb, et saab ikka. Ja vaata see järgmine tähendamise sõna 10 neitsist, siin on räägitud, taevariik on 10 neitsi sarnane. siin on maailma üldse pole võetud mängu. siin räägitakse ainult meist, kes me oleme taevariiki tulnud, võiks ütelda, oleme issand oma päästjaks vastu võtnud. Ja siis öeldakse, et osad on rumalad ja osad on targad, osad on arukad ja osad on arutud. Nagu need eelnevad sulased, kellest on seal juttu. Ja siis on niimoodi, et ühed jäävad ukse taha, jäävad koputama, ei saagi sisse. Ja sellest, kallid, me ei tohi kuidagi nagu neid hoiatusi nagu kuidagi kõrvale jätta. Sellepärast, et Jeesus räägib neid tegelikult väga, väga otse. Ja sellepärast on see nii, et ta ei hoiataks tegelikult ju, kui meid eksitada ei saaks, tähendab saab. Ja siis ütleme 25. peatükist, sellega nähtavasti täna ka lõpetan, aeg hakkab jõudma. Ja siin on juttu sellest rahvaste kohtust 25. peatükis. Ja teate, osadele kristlastele praegu ka meeldib see peatükk väga, et kui ma teen head, kui ma annan süüa-juua, riietan inimesi, siis mul kõik tehtud. See on tegelikult rahvaste kohtu jutt. Vaata, meile on antud sõna, et me usuksime. Meile on antud see, et me kuuleksime, mida issand meile ütleb. Aga meile leidub sedasi, et kuule, et see 25. peatükk on igavene hea peatükk, et kui mina lihtsalt aitan vaeseid, toidan neid, külastan neid, teen neid asju, ja siis ma lähen sinna kohtusse. Kallid, meile, kes me oleme Jumala sõna kuulnud, meile see niivõrd ei kehti. Me niikuinii, ütleme, peame tegema sellest Jumala vaimu sunnist sedasi, aga see ei ole see alus, mille peale me rajame. Teate, see on nii ebakindel alus, võiks ütelda nagu selle koha pealt, et hakata ennast rajama nendele headele tegudele, arvates, et me oleme neid ära teinud. Tegelikult meil on väga tähtis olla kuulekas issandale. Meil on nii tähtis olla kuulekas issandale hoopis, mitte sedasi, et sellepärast, et vahest on see niimoodi, et me teeme nagu järgi. Andrei Šapovalov on samamoodi rääkinud, et ütles, et oli aeg, kui ta Ameerikasse läks ja et käis tänavatel, aitas neid vaeseid ja püüdsid ja tõid neid kodutuid kuskil, ütles, et neid kodutuid ei tahtnudki kodus elada. Need läksid tänavale niikuinii tagasi. Nendel oli harjunud elu oli seal, nendel ei olnudki seda vaja, seda, mida tehti. Aga meie vahest nagu mõtleme, et teistes, mida me nagu ära teeme, et me niimoodi teenime seda Jumala riiki ja siis oleme kuskil risttee peal ja hüüame inimestele, et nad seal parandaksid meelt ja see, et inimesed lähevad teisest kohast üle tänava, näevad, et need on seal. Et lihtsalt segavad siin tee peal käimist, eks. Ja sest, et kui issand meile seda ütleb, tead, siis ei lähe see inimene su eest ära teise kohast üle. Siis sa saad ta kaasa tee peal kätte, siis ta peab tõlla kinni. Siis lähed pristimisele, vaata, kui sa oled issanda juhtimises. Aga kui sa lihtsalt niimoodi, et võtad siin mingisuguse pähe, et niimoodi käib ja et issandale kangesti see kõik meeldib ja tegelikult ise tegutseme sellisel moel. Ja sellepärast, kallid, oi kui võimsad lood on tegelikult, ütleme, selles viimases nädalas tegelikult, mida ütleme, Jeesus siis meile räägib, ütleme, alguses küsimustele vastates, hiljem lihtsalt ise hakkab rääkima ja sellepärast nii ta on. Väga kindlad asjad, mis on selles, ütleme, selle rahvaste kohtu loos on ka öeldud sedasi, et on väga kindel on see, et kus on öeldud, et 34 sajal ma loen sedasi, et siis ütleb kuningas oma paremal käel oli, et tulge siia minu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale. 41 ütleb sedasi, minge ära minu juurest, tee ära neetud igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja englitele. Väga tähtis asi, et tegelikult põrgu on kuradile ja englitele, aga muidugi nendele inimestele ka, kes sinna tükivad. Ja siis 46 salm on ja siis ongi niimoodi, et 46 räägib samamoodi, et ja need lähevad igavesse karistusse, aga õiged igavesse ellu. Et jutt on igavesest, sellepärast, et kallid, nii kahtepidi on igavesest on juttu. Ja need on ka väga olulised tõed, mida tegelikult Jeesus sellel hetkel nagu räägib. Ja sündis, kui Jeesus oli kõik need kõned lõpetanud,
et ta ütles oma jüngritele, teate, ülehomme on paasapüha, inimese poeg antakse risti lüüa. Ja mina lõpetan ka selle koha pealt, Jeesus lõpetas ka siin kõned. Siis lähevad teod lahti. Aamen. Tõuseme ja oleme palves. Isa, me täname sind, et me võime täna olla su sõna juures ja oleme neid suure nädala lugusid, mida sina, Jeesus, rääkisid seal esmaspäevast peale, kuni siis ütleme kolmapäevani sa rääkisidki ja lõpetasid. Ja isa, me täname sind, et selle 3 päeva sisse tegelikult sai nii palju ja see ka esimene pühapäev seal, ka see templi puhastamine ja kõik. Need 4 päeva nii olulised tegelikult, isa, kiitus ja tänu sulle. Tänu sulle, et Jumala vaim on selle eest hoolitsenud, et see on kirja saanud. Kõikides evangeeliumites kõige rohkem on tegelikult ruumi pühendatud sellele. Ja isa, me tänan sind, et me oleme täna võinud lihtsalt selle juures olla. Ja isa, ma palun seda, et see kogu see kuuldud sõna, mida me ka täna jagaksime, et see võiks meil õnnistuseks olla. Aita meid vaimusid eristada. Aita meid olla need, et kes me ei ole mitte mingisugused silmakirjalikud tegutsejad, et kes väljast teevad ennast ilusaks ja lihtsalt oma tegemistega püüame meeldida, vaid isa, me palume seda, et me oleksime need arukad sulased, et me täidaksime seda ülesannet, mida sa meile oled andnud. Isa, me palume seda, et me kannaksime seda armu, et me kannaksime seda vilja, mida sina meie käest ootad. Et me ise ei pakuks mitte mingisugust vilja sulle, mida meie arvame, et sul võib olla vaja läheb. Ja sellepärast, isa, me täname sind selle sõnumi eest, mis on meile tegelikult jäänud ja isa, ma palun samuti veel ka õnnistust meil igal ühele, kes me isiklikult loeme, kui me oleme seda üleskutset teinud, et ise ka lugeda neid suure nädala lugusid ja kallis pühavaim, me palume, et ava meile seekord neid asju, mida me veel nagu ei tea. Jumal, me täname sind, et nendes on neid sügavusi, mida me peaksime nagu mõistma ja nägema. Ja isa, me täname sind, et me tohime paluda, et kui me mõtleme Jeesus sinu surmale seal suurel reedel ja su ülestõusmisele, aita meid mõista, nii nagu Paulus tahab aru saada sellest sinu kannatuse osadusest ja tahab osa saada ka sellest ülestõusmise väest, mis tegelikult ka kuulub meile. Isa, kiitus ja tänu sulle. Me täname sind, issand, et me võime nende igatsustega olla praegu sinu ees ja me täname sind, Jumal, et sa vastad ja ilmutad meile. Amen.